Nüüd me läheme siis otsapidi Sangaste maile. Räägime ühest prouast, Konstants Kalmust. Võib-olla paljud kuulevad seda esimest korda, aga sellest ei ole hullu midagi. Selle jaoks on meil täna seltsikaaslane Ellen Pärnsin, kes räägib kohe lähemalt, kes see daam oli ja millega ta siin Eestimaal hakkama sai. Nii et ole hea. Tere. Tegelikult peaks juba tere õhtust peaaegu ütlema, aga seltsikaaslased ja seltsi president. Mul on jah täna väga hea meel ja suur võimalus avada siis ühe sellise kauni daami tagapõhju, et mina ise sain või tähendab, Bergi ma tean juba ei mäletagi enam sellest peale, aga Bergi materjale lugedes lipsas ikka see Konstants Kalmi nimi läbi, aga ma ei teadnud kas mitte midagi kuni aastani 2005. Ja see oli üks selline suur muranguline asi. Nii, et miks ma üldse tegelikult, ma teen nüüd väikese sissejuhatusega tulevasse aastasse, et miks ma üldse võtsin ette rääkida sellest Konstantsist, aga parasjagu on nii välja kujunenud, et me valmistume järgmiseks aastaks ja järgmisel aastal on Krahvijärvel Bergil saab 175 aastat sünnist ja meie kuulus Sangaste Rukis, lausa maailmakuulus on 145 aastane juba siis, nii et on põhjus ja praegu Eesti Ruki selts teebki Türgist Bergi kohta ja sinna sisse mahub ära ka Konstants ja sinna sisse mahub ära Sangaste Rukis ja Ruki seltsi tegevus, nii et selles mõttes siis nagu selline side olemas. Aga kuidas see kõik alguse sai? Oi, nüüd pidi sassi, appi, üks täitsa teatar. Kuidas ta nii on siis olnud? Hea küll. Kõigepealt jah, alguse sai see 2005. aastal, kui Ruki seltsi esimees Leonard Puksa tuli minu juurde, ütles nii, nüüd hakka näitust tegema Sangaste Rossi. Et Sangaste Ruki väärtust tuleb ka näituse baasil esile tõsta ja no vot siis ma olin väga ehmunud, ei osanud ju midagi veel pidanud materjali kõigepealt kogu aega ja pool aastat ja teerutu ära. Nii ja siis ma võtsin Ilme Tufitsa appi ja siis me Ilmega koos hakkasime seda materjali kokku panema ja vaat siit paistab ära nüüd Konstants on ka siin mängus, et 8 stendi sai sinna tehtud ja kes on käinud Sangaste Rossis saalis, see näitus on siiamaani olemas, et saab seal ka sellega kohtuda, et siin on jah, väikesed aga ikka. Ja nüüd siis Ilme on ka siin, aga küll jah, kahjuks vale pidi, aga kõik teavad ilmet nagu nii. Aga lugu läheb edasi sellega, et see sama aasta 2005 suvel 2. juulil toimus Sangastes suur Ruki päev ja avatigi siis see näitus ja toimus suur laat ja kõiksugu asjad, aga mina ise sinna minna ei saanud. Mina olin hoopis Tartus Ruki telgis koos nii Eesti Ruki seltsi kui Põllumajandusmuuseumi esindajana. Ja kõigepealt tuligi Ilme minu juurde, Sangastest said asjad ühele poole ja rääkis, mis siis oli ja kuidas oli ja läks natukene aega veel mööda ja astus telki sisse ei keegi muu kui Mariann Tungel, mina siis ei tundnud teda veel, aga tema tutvustas ennast ja oli laulutses Sangastes ja ütleme niimoodi, et kas oled huvitatud Konstants Kalmi loost? Et minu käes on tema materjalid ja et mina olen kõige noorem venna tütar. Vaat selline asi juhtus ja loomulikult kohe olin nõus ja läkski appi. Nii et käisin tema juures mitmed korrad, sain sealt uue materjali ja selle materjali baasil hakkaski siis lugu arenema. See lugu on tegelikult avatud ka Põllumajandusmuuseumi aastaraamatus, aga kui ole teda siia kaasa võtta tuua, siis see on läbi müüdud. Aga teie saate ütlema selle looga tuttavaks. Lähme siis Konstantsi juurde, et ta oli nii palju nimega Ploom 15. augustil uue kalendri järgi sündinud, see on Ruki maalipäev, et siit nagu see Rukis läheb kohe sisse juba sünni hetkest peale. Et selline seos tekib. Et Virumaa Salla vald, Käru küla ja Lillakene tall, sellised märksõnad siis sealt. Ja isa oli tal Marko, oma ema Loviisa ja pere oli küllalt suur, 7 last. 5 tütart, 2 poega ja vaat see Mariann Tungel oligi siis Aleksei tütar, kes siis mulle need materjalid usaldas. Isa oli kooliõpetaja ja abiellus siis Loviisaga ja abiellus. Mis nüüd?
hakkas siis talu pidama seal Käru külas Lillakmäe ja seal tuli päris palju maad aita ja talu üles ehitada ja seal siis ka Konstants sündis ja teised lapsed ka ribulada pidi järel ja väike Konstants siis pidi käima, vanasti ikka lapsed käisid kõik karja kõigepealt ja siis ta pidi muid töid tegema ja näete, alles 11-aastaselt läks kooli, nii et vanasti ei kiirustatud, tänapäeval minnakse 6-selt, aga siis mitte 11. Tegelikult ega ta seal kodus rulli ka ainult ei löönud ja karjas ei käinud, sest isa õpetas talle päris palju koolitartusi juba kodus selgeks, ta oli õpetaja ja tema käe all ka keeled, nii et nii saksa kui vene keel, tollel ajal olulised keeled. Ja alles 11-aastaselt siis läks koos oma noorema õega Konstants sellisesse põnevasse kooli nagu Sadama Tähkvere Leedi tütarlaste ministeeriumi kool ja lõpetas siis 1907. aastal. Ja mul on siin kaasas terve ports erinevaid tunnistusi ja ma lasen need ringi käima, siis ma siin ekraanil ja nende peale aega raiskama, et vaadake neid tunnistusi, et siin on näha kõik, mis hinded ja mis ained on olnud ja puhad, et siis on ära juures. Et siin üks nendest ongi, aga ma lähen kohe edasi. Et 1907. aastal peale siis selle seal Virumaal lõpetatud kooli ja läks Konstants Tartusse või küll tuli Tartusse ja asus siis siin Hans Margensi tütarlaste kaubanduskooli. Nii et rohkem majandusvaldkond ja lõpetas selle siis 1911. aastal mais ja nüüd ei olnudki enam midagi muud, kui ta sai soovituse, et olen uurinud ja küsinud, et kes selle soovituse küll andis, aga ma ei tea, ei ole vastust saanud sellele küsimusele, aga ei mingid tööle Sangaste mõisase raamatupidajana sai ja esimene asi, mis ta seal ära pidi õppima, oli just nimelt telegrafeerimine, sest Sangaste mõisase sees ja neid raamatupidajaid oli seal juba paar tükki ennegi olemas, nii et tema juba mitmes. Ja siis lisaks sellele, et saksa ja vene keel oli tal nagunii ja eesti keel olemas, aga ta pidi ära õppima ka veel inglise ja prantsuse keele, et siis telegrafeerida kõiki neid materjale, mida pere käskis. Ja takka otsa tal tuli veel seal perepoegadega ka tegemist teha ja neid ka veel juhendada ja õpetada ja kantsetada, kui nii tohiks öelda. Aga Sangastes tal läks üpris kähku see asi raamatupidamise pealt üle hoopis tükisordi hääletuse peale, sellepärast, et talle endale see asi hakkas meeldima ja Krahv võttis ta endale kohe 3 aastat hiljem päris tõsiseks abiliseks. Ja mis siis tal teha tuli, et kui Rukis hakkas valmis saama, juuli lõpp, augusti esimene pool, siis tuli hakata katsepõllu neid taimi valima. Nii et kõigepealt ära märkida, ära nummerdada, üles võtta, ära kuivatada ja siis laboratooriumis kõik need andmed kirja panna ja siis lõpuks tulemused uuesti põllule tagasi tippida ja Berg maksis siis tollel ajal 25 rubla Konstantsile palka ka. Ühes kõhtadel see suur raha ei jõba, aga elas ta ise parasjagu mõisas seal, nii et ei olnud. Ja nii hakkaski temast kujunema siis Bergi parem käsi tegelikult selle Sangaste Rukki ajatamisel ja siin isa annab juurde veel see, et aasta hiljem peale Konstantsi Sangastesse jõudmist tuli ka Peterburi botaanika rakendusbüroo oma katsetega, heimtaimede katsetega sinna Sangastesse ja rajas sinna katsepõllud ja see 1912 on märgilise tähendusega jälle. Sangaste mõis sai ju tollel aastal suure Tsari-Venemaa tunnustuse, suure kuldauraha, mis oli 4. tolle aja kohta ja esimene Baltikumis. Et see kõigil tähtis vakt. Nii et mõis oli tollel ajal väga hea järjel tõusta kätte, et juba siis olid Sangaste Ässeri tõugu lemmad üksid 5000 kilo piima enne esimest maailmasõda. No vot, ja nüüd siis tegelikult hakkas see heimtaimedega tegelemine Kammule ka väga meeldima ja enda siis aitas nende uurijatega koos endale selgeks teha ja pärastpoole oli tal sellest jällegi kasu sees, et Berg suunas teda ka heimtaimede külve tegema ja parandama ja siis saaks veel kõik need seemned, mida Sangastest väljastati tellijatele, ta pidi kõik need segud valmis tegema, ära pakendama ja väljastama siis tellijatele.
nii et tööd kui palju ja lisaks tuli tal veel siis kraavi majapidamisest ka kaasa lüüa, nii et ta pidi tegelikult oskama mida veel, põllupidamine, aiandus, loomakasvatus, isegi loomade ravimine, nii et ole veterinaar ka. Ja aretusraamatud korras hoidma, inventari rendiraamatud korras hoidma, nii et natuke neid raamatupidamise teadmisi läks ka vaja. Aga tegelik väärtus ja selline asi, mida esile tõstaks, on ikkagi see sangaste rukki aretamine, sest see ei ole kerge ja kõige hullem asi oli see, et tuli ju uus aeg, Eesti Vabariik loodi ja maareform ja Berg oli ise sellel ajal sangastest ära, paar aastat vähemalt. Ja ta usaldas kogu selle aretustöö Konstantsi põlvda. Ja siis niimoodi ta pidigi siis kõik need arvestusraamatud, valikud, kõik need Bergil oli tahtmine rukis aretada ise tolmevaks, et ei oleks seda tuutolmevist ega risttolmevist, oleks vähem vaeva. Aga see oli ainus asi, mis ta jäi tegemata, aga ikkagi ta pidi isoleerima ise tolmemiseks need rukipäid ja külvama siis neid paljundusi ja tippima ja takka otsa Konstants oli väga usin propageerija, ta käis oma, mõisa materjalidega ja just enne kõike sangaste rukkiga paljudel näitustel oli seal ise juhendaja rääkija ja niimoodi ta siis populariseeris seda kõike. Vaat siin on just see isoleeritud katseaed siis sangastes sellest ajast. Järg ise ka seda ostab. Ja siin on üks näituste pilt ka sangaste mõis on väljas. See on see pilt sellest ajast, kui sangaste rukis sai 50. Sellised väljapanekud olid siis omal ajal. Ja nii see aretustöö siis jätkus ja tolle kuni siis 19. aastani oligi põhiliselt see aretus põllu suurus koosnes siis 500 perest. Ja kogu aeg tehti siis märkmeid ja siis valiti välja parema tallekindlusega taimed, ilusamad taimed, saagikumad ja siis korjati nad kokku, kuivatati, tehti analüüsid ja pandi jälle kõik kirja ja nummerdati ära ja kaaluti kõiki neid ja siis need pead eraldi pandi igaüks oma nummerdatud karpi ja pead poetati siis poetuslaua abil ja lusika abil, kohe tulevad pildid ka. Ja tehti veel niisuguseid hinnanguid nagu valikuid selle järgi, et missuguse kujuga on tera, missuguse suurusega ta on, mis värvi ta on ja pöörati siis muidugi ikka sellele pea kujule tähelepanu ja pea tihedusele ka, et niisugused ühele sordile kõik vajalikud nüansid. No vaat siin on siis laboratoorne kaal, millega siis kaaluti, näha, et pea on kaalu peal ja rukki peal poetuslaud. Praegu on vist kõik ei analoogselt ilma on öelnud, ma ikka küsisin enne käes, et kas praegusel ajal käib teistmoodi kui Graf Bergi ajal ja öeldes, et põhimõtteliselt on kõik täpselt sama. Need esemed on praegu Valga muuseumis. Nüüd edasi 20–30 aastad, et siin siis nüüd Kalm võttis kasutusele uue metoodika ja suurendas perekondade arvu juba 8000-ni, pani peaaegu pool juurde ja siis ta siin töötas nii katsepõllul kui laboratooriumis ja juhtis ka abitöölisi, kes siis seal olid tihtipeale ju praktikandid ja sellised, kellele siis Kalm isegi õpetas, kellest sai hiljem juba tema mantlipäri ja ka niisugused inimesed. Ja kui nüüd see Kuiksilla tuleb ka varsti mängu, aga ma panin siia selle Kuiksilla laua, et Mihkel Pill käis külastas seal 30. aastatel ja siis vaatas tema seda aretusaeda seal Kuiksilla talus ja avaldas arvamust, et võib küll Kalmi nimetada Eestimaa Mitšuriniks editoort. Ja muidugi akadeemik Johan Eibelt on ka olnud Kalmiga pikemalt aega kirjavahetuses ja tema Eibelt oli seda meil, et Kalmi võiks ikka tõesti nimetada sangaste aretamisel kaasautoriks, et loomulikult Bergi töö, kui ka Berg ära oli ja keegi ei oleks seda materjaliga tegelenud, siis oleks see asi muutsu läinud. Ei oleks seda sangastet meil ikka selline mõte. Praegu on siin need 2 kanget Eestis. Mihkel ja Eibelt. Muidugi asi läheb keerulisemaks, sest kahjuks jah, Berg lahkub 38. aastal siit ilmast ja siis Jõgeva sordi paranduse ülesandel siis
kuni siis selle kolhoosi moodustamiseni ikkagi Kalm tegutses seal aretusaias edasi seal mõisaamas ja andis oma teadmised tõesti Emilia Zetserile edasi, kellest saigi siis hiljem tema mantlipäevija ka teatud mõttes. Ja mida siis Kalm tegi uuendustena sellel 20. kuni 18. aastast peale kuni siis Bergi lahkumiseni. Et nüüd te näete siin ühte niisugust sõna, mis ära üldiselt naerma ja teisipidi ikka turri. Et seadis sisse ruutkäsiti külvamise meetodi. Meil on kõigile jäänud selline tunne, et ruutkäsitsid see on ju peale 50-ndaid, kui me siin mais ja kukuruusat kõvasti kasvatasime ruutkäsiti ja kartulit tahtsime ruutkäsiti kasvatada ja sööda juurvilja ja kõike. Aga tegelikult seda, sest kuna Konstantsist midagi teadnud õiget viskas, et tehnoloogia, mille tema seal mõisas välja aretas, jäigi sinna, kus ta oli, aga see on tal endal kirja pandud. Ja sealt ma appisin välja oma enda kirjutatud elukoost. Ja siis ta konstrueeris Ohu kirikule markööri ja selle markööri ja kogu selle metoodika alusel, siis ta saigi oma need aiatööd seal ära tehtud. Tal ei olnud ju jõudugi kasutada, tal on rahagi kasutada. Ta pidi vaatama, kuidas mõisa tööd kõik tehtud saaks. Ja lisaks siis veel 23. aastal võttis ta kasutusele uue metoodika, see on siis vegetatiivne paljundamine, kokki vegetatiivne paljundamine. Et ühe aastaga oli niimoodi võimalik ühest terast saada 16 000 tera. See on tegelikult selline protsess, et ma proovin nüüd ära rääkida, sobi jälle siin vist kui midagi mööda läheb, et tegelikult pandi juunikuuses külvati tera mulda ja ta oli lastud kõrg kasvada, vaid kogu aeg mullati, siis tekkis piiksed nuhula sinna juurestigi ja selle osa külge. Ja siis augustis võeti ta mullast välja, see taim, ütleme neid oli ka rohkem kui üks, aga ma räägin ühe taimel peale. Ja siis arutati kõik need nuhulakesed, pisikesed nuhkesed lahti ja pandi eraldi mulla. Niimoodi saadi sellest ühest terast hästi palju neid seda aretusmaterjali, milles siis omakorda kasvas mitu kõrt ja seal otsas mitu pead ja seal igas peas mitu seemet ja oligi see 16 000 kokku. Et kuidagi niimoodi. Nii et selline metoodika ja teine oli siis veel, et see perede tippimine peenade asemel, et sinna maani pandi need kogu aeg need terad maha aretusaias peenadesse, siis ta võttis kasutusele read ja ridade vahe umbes 50 cm ja iga taim siis jällegi 15 cm vahega ja see andis võimaluse siis seda harimistööd kergemini teha ja ka liikuda nende ridade vahel paremini ja valikuid teha, et jällegi kergendas seda tööd. Ja nüüd lähemegi siis selle Kuiksilla talu juurde, et kuna Konstants oli nii tubli, nii edukas, krapper ja väga meelepärane ja ilmselt ka sümpaatne kaastöötaja, siis selle kinnituseks kinkita siis 26. aastal Kuiksilla talu sellisele põlisele rendile ja koos inventariga, nii et mitte tühja talutähel kingi ja annab kaasa väga palju materjale ja vahendeid ühesõnaga ja siin on kõiksugu kirjad, ma võtsin need kaasa, et saate vaadata, kuidas on Bergi allkiri näeb välja ja kuidas on tema majapidamise tempel ja et seal on kõik need asjad kirjad, ma näitan seda Kuiksilla talu, et siin on 2 erinevat vaadet, et siin on siis Konstants 29. aastal selline välja. Ja seal talu juures me eelmine sulgi just panime sinna Eesti Rukkiseltsi sildi ka, et Konstants on seal elanud ja töötanud ja uhked põlispuud ja selline võimaskompleks on seal praegu. Kas see oli teie pandud siit seal või? Mis foto peal paistab? Ei ole. Seal oli kallid. Ja mõtlesingi, et see, kas on see salgas teil vaatele teed? See on enne tehtud ja see Konstantsi oma sai nüüd siia kohale, vist siia ülespoole sai. See kalliti maja ka. Ja, just. Muidu saaksin nii palju rääkida, et ma ei tohi aega esitada. No siin on üks nendest, aga need kohe tulevad teieni ka, need Bergi annetused nii-öelda talle sinna talve, et ta saaks elada, et tõendab, et annab talle ühe seda teist ja kolmandat. Et siin on erisuguseid, aga need jõuavad kõik teieni siin paberikul ka. Et näete, nii saksaga vistikeles siin kõik. Ja Kuiksilla talu majapidamisega sai Konstants suurepäraselt hakkama. Tollel ajal oli kombeks vallal ja ka maakonnakeskustel teha taludes ülevaatusi, käia revideerimas, kuidas majapidamine edeneb. Ja
esimene dokumendi 30. augustist 1929 ja selline tunnistus, kus oli siis kirja pandud, et talus oli 13 karilooma, et ikka puhta tõulised ja enamasti oma kasvatatud ja 3 hobust ja karjalaud oli ümber ehitatud betoneeritud põrandaga puhtaks karjalaudaks, sinna mahtus 13 looma sisse, et ta ei olnud suur, aga tolle aja puhta küll. Ja Konstantsi Jauk peab ütlema seda, et ta ütles kogu aeg snitti võimsast, et see oli mees tegi nii tema kogu aeg jälgis seda ja lisaks veel see ala oli küllaltki soine, et oli palju maaparandustööd tehtud, kraave sisse kaevatud ja tõrutatud ja uudismaad üles haritud ja kõigele lisaks oli siis juba vajatud puuvilja ja marjaaed sinna ja samuti Konstants oli sinna väändatud kooli. Ja taludele oli juurde siis renditud ka karjamaid, sest nendele loomadele ei jätkunud lihtsalt sellest pinnast, mis tal oli seal kasutada ja ostis lihtsalt juurde veel lisasööta ka, et välja tulla. Aga jah, valavalitsus pidas majapidamist väga korralikuks. Nüüd tuleb ellu, Konstantsi ellu väga suur muutus. 1930. aastal abiellub ta Ferdinand Kalmiga ja siit saabki ta siis Ploomist saab Kalm ja tema elas siis jah kuni 54. aastani ja töötas politsei valitsuses, nii et tema oli hoopis teise struktuuri inimene. Ja need jäid siis valgu sinna kunstile ikka edasi elama, aga vahepeal mingi aeg, natuke aega olid nad siin selle Ferdinand Kalmi kodukandis Väike-Maarja lähedal. Aga seal ei tulnud midagi välja, Konstants pendeldas ikka seal Väike-Maarja ja Sangaste vahel, Sangaste Rukis nii kallis ei saa kuidagi ja kuidas sa oma Kuiksilla taluripakile jätad ja nii nad tulid tagasi sinna Kuiksilla. Ja siit siis 32. aasta võrdlus, et siis oli juba talus 30 hektarit maad aga vat kasutuskõlblikku oli ainult 1/3 sellest, ikkagi vähe. Aga veel tarka otsa heinakarjamaad, et ainult 3,5 hektarit, selle loomade arvuga ei jää välja midagi. Ja puuviljaaed oli 1 hektar suur, ülejäänud siis oli tavaline põld, aga seal olid need rukikatsed peal. Ja 32. aastal on siin jah siis kirjutatud, et hooned olid korralikult remonditud ja laud oli ehitatud puhas laudaks juba ilusasti ümber ja alustatud oli juurviljakeldri ehitamist ja loomad on paljas loetud, et lehmi oli 9, mullikaid 3, vasikaid oli 1 ja 2 hobust. Aga kasvatati puhtasordilist Sangaste Rukist ja sordi kartuleid. Ja kõik, mida ta seal oma talus viljeles, kas olid need loomad, kui olid need taimed, nad pidid olema tõu ja sordi puhtad. Ühesõnaga jälgis kogu aeg seda joont. Ja tegeles ka heinaseemne kasvatamisega, nii et hakkas Timutiga seal tegemist tegema. Ja kuna Kalm võttis oma talu niivõrd hästi korras, siis oli ta tõepoolest oma ümbruskonna talupidajatele eeskujuks. Aga nüüd tuleb üks niisugune asi sisse, et 1932. aastal Eesti Sordiparanduse Selts teeb tegelikult ettepaneku, et hakata paralleelselt selle Sangaste aretlusaiaga, mis oli mõisaal, hakata sellega paralleelselt ka Kuiksillal Sangaste Rukist aretame edasi. Et oleks nagu 2 kohas see Sangaste aretamine. Ja see oli väga õige otsus. Ja seetõttu siis asutatigi 32. aastal aretusosakond sinna Kuiksilla tallu ja mõelda vaid, kui nüüd seda ei oleks tehtud tol korral, siis sõja ajal tegelikult Sangaste mõisa valikaed hävis. Ja nüüd oli väga hea võtta siis sealt Kuiksilla talust aretusmaterjal jällegi ja ta andis isegi 4700 peret, Sangaste Rukki peret edasi, et see suurike aretusaedsel mõises edasi saaks tegutseda. Nii et siin tulebki nüüd välja see Rukki hoidja, et tänu niisugusele manöövrile säilis Sangaste Rukis. Siin on need aretusvihikud, mida ta pidas Kuiksilla talus. Et ka üks märk. Need on ka Valga muuseumis kõik olemas ja osaliselt materjal on ka Jõgeval. Nüüd, mis ta siis veel seal tegi lisaks sellele Sangaste Rukkile? Ta tegeles ka teiste kultuuride aretamisega ja viljapuud, marjapõõsad, köögiviljad, nii et kuulas, jälgis Bergi näpunäiteid ja kasutas siis ise ära oma selektsiooni aia aretamisel ja aretuste tulemuseks olid siis mõned väga head õunasordid, kahjuks see 39-40 aasta külm muidugi hävitas nad ära, nad olid natukene õrnad talve suhtes ja see oli ikka väga suur külm, mida siin praegu nii rohkem veel.
siis ta aretas ühe porgandi peale see lugu, et südamikud kippusid liiga suured olema ja need ei meeldinud inimestele ja ei olnud nii head süüa, siis ta aretas selle südamiku väiksemaks, sai väga hea magusa porgandi, aga see saaks talt ka paremaks tulema. Ja hiljem siis ta tegeles vähemal määral siis teiste nende köögiviljakultuuridega, et peakapsas sööda, kaalikas sööda, veelt, uba ja hernes. Nii et tegeles ka nende parandamisega ja andis nendele juurtega omad nimed, et näiteks jah, sööda peed seal mingi sorti nimi ja siis ta pani juurde sinna sidekriipsuga klanni ja tegigi niisuguse nimekirja ja siis ta tahtis, et ka neid tunnustataks ja et ta saaks sertifikaadi nendele. Ja siis edasi rajas ta seetõttu ka päris palju omale sinna neid katsepeenraid ja katsepõlde, puukoolist oli juba juttu ja ehitas veel oma hoonetele juurde ka semenviljade ja proovide töötlemiseks vastavad ehitised ja hoidmise kohad. Ja tihtipeale ta kasutas praktikante ja õpetas neid ka välja. Aga sellest pärast oli jälle etteheiteid. Me jõuame nõukogude aega. Aga just nimelt see sangaste ruhki omaduste parandamine, et see käis ju kogu aeg edasi nii Verdi enda poolt kui ka siis Kuiksilla talus, kus juures lisaks oma Kuiksilla taluga tegelemisel ta käis kogu aeg Verdi juures tööl edasi. Nii et töötas 2 rindel korraga. Ja kui nüüd Berg 38. aastal siit ilmast lahkus, siis võttis rukkiaretuse üle Eesti Teravilja Ühisus ja siis ta kaasa sinna edasi tööle